tere õhtust, head spordisõbrad! Tere õhtust! Meil on hea meel tervitada teid siit suvisest ja päikeselisest Saaremaa golfikeskusest, kus siis tõepoolest on aset leidmas Estonian Amateur Open. Tegemist on küll amatööride võistlusega, kuid omad profid on ka siin, kes siis võistlevad väljaspool arvestust. Kohal on ligi 100 sportlast, nii et päris suured võistlused. Ja, et kui ma selle nimekirja siin ette võtan, siis tegelikult tõepoolest isegi Tartu Ülikooli Rocki endine peatreener Indrek Visnapuu on siin kirjas ja näeme siis kindlasti ka tänases saates, milliseid lööke siis tuntud korvpallitreener harrastab ja loomulikult Gunnar Kobin, näiteks Ekspress Grupi juhatuse liige ja mitmed teised väga professionaalsed mängijad on ka siin kirjas. Jah, et kahtlemata golfisõpradele kindlasti kõige tuntum nimi on Mark Suursalu, nii et vaatame, mis siin saab, aga tänases saates ei ole golf ainuke teema. Et räägime ka kahtlemata jalgpallist, lõppesid ju Euroopa meistrivõistlused jalgpallis ning Eestis käivad hetkel U19 Euroopa meistrivõistlused. Jah, ja kuna teatavasti Eesti jalgpalli isa Aivar Pohlak elab siin samas Kuressaares, siis kindlasti lähme ka temale külla ja vaatame, mida tema arvab nii lõppenud Euroopa meistrivõistlustest kui ka U19 Euroopa meistrivõistlustest, mis aset leiavad siis nii Rakveres, Haapsalus kui Tallinnas. Jah, aga saate esimese poole täidab siiski golf. Aga ennem kui me selle Estonian Amateur Openi võistluse juurde jõuame, oleks paslik meil ikkagi tegelikult natukene ka golfi ABC-d meelde tuletada ja mis muud kui proovime ära, mis mänguga tegemist on. Just nii. Nii, võib-olla alustaks siis sellest asendist, et kuidas üleüldse peaks siis seisma selle golfikepiga? Just, et kõigepealt räägime siis hoidest, et siin kepil on selline kummist osa ehk gripp ja kuidas need käed siia peale tulevad. Kui tegemist on paremakäeliste mängijatega, siis vasak käsi tuleb ülesse poole, siia selle otsa lähedale ja parem käsi allapoole. Just. Ja need käed on omavahel siis selliselt seotud, et vasaku käe nimetissõrm ja parema käe väike sõrm siis seovad. Just. Et oluline on see, et need käed oleks üksteisel lähedal. Siis see kepp läheb maha selliselt, et need triibud, mis siin kepi laba peal on maaga paralleelselt. Enam-vähem õlgade laiune harkseis, põlvedest kergelt alla. Just, põlgest siis kerge kumerdus sees. Ja ülakehast kallutame ennast ette niimoodi, et tagumik tuleb natuke taha ja rind ette. Et selline on siis see golfi asend. Hästi ebamugav alguses, aga toimib. Ja siis liigutus näeb välja selline, et ma näitan siit ühe löögi ette. Et sihtmärgi suhtes ollakse golfis siis küljega. Ja kui ma tahan lüüa sinna lipu peale, siis keha ja kepp on küljega selle sihtmärgi suunas. On hoie, samamoodi põlvist kõverdatud. Ja kepp liigub siis üles ja alla. Ja pole paha, lendas oma 100 meetrit ära peaga. No nii, aga nüüd ma peaksin siis proovima selle asendi sisse võtta, jah? Jah, väga hea. Nii, need käed on siin gripi peal. Just, ja põlvedest natuke alla. Hästi. Ja nüüd te näete, Jaan teeb oma ajaloolise esimese golfilöögi. Võib-olla siit sünnib kunagi ka Eesti meistrivõistluste mängija. Ilus. Ja uskumatu. Super. Üle 100 meetri. Väga hea. Ja veel parem kui Jaanil. Tubli lend, aga ikka alla 100. Üldiselt on 2 tulevast profisportlast peale kasvamas, nii et Eesti golfi tuleviku pärast muretsema ei pea. Mis te arvate, kas võib olla algaja õnn või kuidas meil esimene kord kohe nii hästi hakkas minema? Ei, siin on ikka annet ka. Kui raskeks sa muidu sellist punkrit pead löögi suhtes, et kuidas siit välja saada on? Tegelikkuses ei ole see üldse keeruline. See on samamoodi nagu kõigega vajab natuke harjutamist. Aga kuna punkrilöök on ainuke löök golfis, kus tegelikkuses ei lööda palli, vaid palli alt läbi, siis õige kogu see liiva nii-öelda kaasa võtmisel saab selle palli väga lihtsalt siit ka ühe löögiga välja. Ja siis löök näeb välja selline. Et siit nii ilusat liiva lendamise efekti ei saa täna kui kuiva liivaga, aga põhimõtteliselt pärast sellist lööki tavaliselt ma olen näinud, et plaksutatakse. Võib plaksutada küll, et kui see pall lendab sinna greeni peale, siis tõesti oli väga hea löök.
Niisiis, nüüd on meil suurepärane võimalus teha ka selline väikene eksperiment, et kuna me juba uhkustasime, et me oskame greeni peal lüüa, siis Mari Suursalu, Eesti ainukene professionaalne naismängija on meil vastas ja vaatame siis, kuidas spordisõpradel läheb. Ja, et ma kõigepealt näitaksin siis uuesti selle asendi ja hoida ära, et nüüd see on natukene teistmoodi kui pikal löögil. Et asend on siis selliselt, et pall on põhimõtteliselt vasaku silmaga kohakuti, ehk et ta ei ole asendi suhtes täpselt keskel, aga ta on vasaku silmaga kohakuti, mis tähendab, et jälle ülakehast me peame ette kummardama. Putter tuleb palli taha ja nüüd see liigutus on nagu kellapendel, õlgadest liigub see kepp. Et enam ei ole nii palju hoogu vaja, enam ei ole vaja, et alakeha teeks tööd, aga käed, õlad ja see kolmnurk, mis siin moodustub, randmed jäävad täiesti paigale, liiguvad koos nagu kellapendel. Et puttamise puhul on siis eesmärk saada see pall veerema võimalikult lihtsalt, et siin ta ei tõuse õhku. Ja välja näeb see siis selliselt. Päris napid läks. Nagu veendusite, siis mina seda oskan, aga Jaan peab veel natuke harjutama. Tuleb harjutada, aga miks mitte? Mulle see sport juba täitsa meeldib. Ja augustis toimuvad Eesti meistrivõistlusteni on veel aega ka, nii et jõuate ka puulöögid ja kõik muud elemendid vahepeal kiiresti omandada. Ja. Aga nüüd on meil hea meel, et Eesti ainukene professionaalne golfimängija on ka koos meiega ja mis siis vahe on amatöörmängijatel ja profimängijatel? Profidel on ikkagi see löögivalik hoopis teine, mis amatööridel, et profidel ei valmista mingisugust probleemi liivast välja lüüa, metsast välja lüüa palli kõrgele, madalale, vinti vasakule, paremale, et suudavad ikkagist nagu väga keerulistest olukordadest ka välja tulla. Millises seisus üldse sinu meelest Eesti golf hetkel on, et siin on nüüd ligi 100 võistlejad kohal, aga amatöörid, et kuidas on, et kas golf on tõusuteel? Jah, ma ütleks küll, et golf on tõusudel, et kui vaadata juba, kui palju inimesi käib green cardil, kui paljud inimesed nagu on mingit moodi golfiga kokku puutunud ja Estonian Amateur Open on ka ikkagist iga aasta nagu kasvanud, et tulevad soomlased siia, tulevad sakslased, ja veel on moodustatud poiste ja tüdrukute koondis, et nüüd käib ikkagist nagu korralik töö ja eks paari aasta pärast ole näha, mis seisus me siis oleme. Teatavasti golf on 2016 aastal olümpiamängudel kavas, et on sul ka Rio de Janeiro plaane? Jah, kindlasti, et selleks oleks vaja profide maailma rankingus kusagil 200 sees olla. Et kindlasti mul on eesmärk võimalikult kõrgele selles rankingus jõuda ja see siis tagaks ka koha olümpial. Ehk teisisõnu, sinu, ütleme siis sportlikud eesmärgid, ambitsioonid on päris kõrged tegelikult. Jah, selles mõttes ma olen küll viimasel ajal või viimaste aastate jooksul üks väheseid, kes tõesti üritab kuskil jõuda ja teeb selle nimel nagu iga päev tööd, et eks vaatame, kuhu ma välja jõuan, aga eesmärk on jah, kõige suuremaid turniire mängida. Mind huvitab veel see ka, et meie alustasime täna siin, me ei ole enne mänginud golfi, aga kuidas sina alustasid, kuidas sina golfini jõudsid? No mul isa mängis ja alguses ma käisin lihtsalt temaga kaasas, korjasin veest palle, müüsin isa sõpradele. Otseselt nagu väga suurt huvi ei tekitanudki, aga siis proovisin mõned löögid ja siis sellest alates olengi kõik oma suved golfväljakul veetnud. Aga milline oleks sinu sõnum võib-olla spordisõpradele, et miks peaks üks spordisõber valima golfi? Et me nägime siin näiteks Indrek Visnaput, kes on teada-tuntud korvpallitreener, aga on valinud ka golfi oma tegelikult selle meelisharrastuseks praegu. No, eks igal ühel ole omad eesmärgid, aga golfimäng on ikkagist nagu väga hea meelelahutus ja see on ikkagist nagu individuaalne, et paned ennast proovile, paned oma
oma oskused proovile ja selles mõttes seda on võimalik harrastada väikestel lastel, pensionäridel, et seda saab kogu perega teha. Aga nüüd me oleme tõesti üles leidnud siis Indrek Visnapuu, tuntud korvpallitreeneri, kes on siis valinud ka golfi üheks oma meelisharrastuseks. Et Indrek, mis selles golfis on siis sellist erilist, et miks sa golfiga tegeled? Mina vajan väljakutseid selles mõttes igas oma tegemises ja ma arvan, et golf on just selline mäng, mis pakub nagu väljakutseid, et sa tegelikult nagu, sul on see pisikene pall ja siis see loodus ümberringi ja sa pead selle palli sinna auku saama, aga iga kord sul see löök võib erinev tulla ja siis sul on mingisugused numbrid ette antud, mis arvuga sa nagu peaks saama ja siis sa kogu aeg paned ennast proovile, et ma arvan, et see on just see, mille pärast ma seda nii väga armastan. Kaua sa juba golfiga tegelenud oled, et niimoodi tõsiselt? No selles mõttes, et kui ma hakkasin, siis ma hakkasingi suhteliselt kohe üsna tõsiselt, ja mul läheb nüüd seitsmes aasta läheb, et alustuseks nii kummaline kui see ka ei ole, et minu esimene golfikogemus oli kohe 18 rada golfi, et ma olin sõpradel, käisin Londonis külas ja nad viisid mu golfiväljakule ja seal oli nagu selline pay and play rada, et läksid peale ja mängisin kohe 18 rada, et siis tulin tagasi ja järgmine nädalavahetus tegin Eestis green card'i ja nii ta nüüd siis 7 aastat käinud ongi suvel. No kindlasti paljud vaatajad ehmatasid ära, kui nägid, et Indrek on mulle sellise habeme ette kasvatanud, et oled natuke ebausklik ka või kuidas siis sellise habemega nüüd? Ai, see on puhas laiskus, puhas laiskus, et siis kui kadus ära see hetk, et pidid nagu teleriekraanil ja rahva seas rohkem liikuma, et siis tuli laiskus peale. Okei, aga kui palju sa üldse nagu korvpalliga veel seotud oled, et on sul tulevikus ikkagi plaanid korvpallis suured? No ikka, et ega nagu hingest asju välja nii lihtsalt ei saa, et kui nad sul hinges on ja tahaks ikka sügisest korvpallialaselt ikka uuesti ametis olla, et praegu midagi siin terendab, aga lõplikke kokkuleppeid ei ole veel, et ei hakka ette ruttama. Aga kuidas hetkel on? Võtame tänase päeva, et kumb rohkem südames on siis, kas korvpall või golf, et kui sa siin golfiväljakul oled, et golf on ka vist päris südamelähedaseks saanud? Jaa, aga see on ikkagi teistmoodi, ütleme, et kui visata õhku mingisugune küsimus, et kui Eestis oleks võimalik nagu 12 kuud golfi mängida, et siis läheks võib-olla keeruliseks, siis peab hakkama mõtlema, et kuidas nagu aega jaotada, aga kuna Eestis on ikka golfi saab mängida nagu suhteliselt lühikese perioodi ja selles mõttes mulle ju hästi sobitub, et korvpallis kuumad ajad on, ütleme seal augustist mai lõpuni ja golfis kuumad ajad on juuni-juuli, et selles mõttes nagu saab aega jagada. Oled sa siin nüüd jälginud viimaseid tehinguid, mis siin Eesti korvpallis on toimunud, et siin Rakvere on suuri sõnu teinud, et mis mängijaid tahab saada ja Tartu ja Kalev on nüüd päris hästi ennast komplekteerinud, et oled sa jälginud seda? Ja loomulikult ma uudistega olen ikka kursis ja eks ma ju liigun sellises seltskonnas, kus korvpallist palju räägitakse, et eks ma asjadega olen kursis ikka, et ega ma kaugeks ei ole jäänud. Kui palju selles seltskonnas nagu golfist räägitakse, et kas oled sellise golfi pisiku süstinud ka teistesse selliste avaliku elu tegelastesse? No see on nii ja naa, mõni mees aasib, lõõbib kõvasti ja ise pole väljakule jõudnud, et selles mõttes eelarvamusi on golfi suhtes, ma arvan, päris palju, aga mina ütlen kohe julgelt, et kui sa ise lähed väljakule, et need, ma arvan, kaovad suhteliselt kiiresti, et vanade inimeste mäng, rikaste inimeste mäng ja kõik sellised asjad, et tegelikult ei ole nii. Lõpetuseks võib-olla sa oskad öelda ka spordisõpradele sellise sõnumi kehakultuurlasena, sest tegelikult minule kehakultuurlasena tundub see, et see on üks parimaid spordiharrastusi sellepärast, et mõnikord võib sport ka eluohtlik olla, aga näiteks golfi juures just vastupidi, see liikumine on ju ülimalt tervislik igas mõttes. Ja selles suhtes kindlasti tervise spordina on ta, ma arvan, ülihea. Sa oled
4,5, vahel 5 tundi, okei, mõnikord mängid lühemalt selle ringi, aga sa oled ju värskes õhus kogu aeg ja teine asi, sa kogu aeg liigutad nii-öelda, üks asi on kõndimine, teine asi on nii-öelda kere liigutamine selle löögi käigus, nii et sa hoiad oma lihased toonuses ja kopsud ka, et ja siis kui nii-öelda, kes otsib sellist, kuidas ma siis ütlen, kehakaalu teemat, siis see on kõige parem pulsisagedus, kui sa siin golfiväljakul ringi liigud, seal kuskil 100-120 seal vahemikus pulsisagedusega kõige paremini nii-öelda rasvad kaovad ära. Estonian Amateur Open 2012 golfivõistluse lõpp osutus ülipõnevaks ning võitjad selgusid alles 18. ehk viimase raja viimaste löökidega. Naiste arvestuses võttis oma esimese suure amatöörvõistluse võidu Leena Makkonen ning meeste arvestuses läks võitja väljaselgitamiseks vaja koguni play-offi ehk viimase 18. raja uuesti läbimist. Just sellise löögiga võttis meeste arvestuses võidu soomlane Teemu Toivonen, edestases kaasmaalast Jani Hiedaneni kõige napimalt. Tegemist oli ka Toivoneni esimese sedalaadse võiduga.